tere tulemast osa võtma järjekordsest videost, mille pealkirjaks on seekord varjatud sõnumid. Antud videos kasutan ma abivahendina minu enda loodud Sinu kodune terapeut elulisuse sümbolkaarte. Kui sul on nende kaartide vastu lähemalt huvi, millega tegu on, siis ma laen siia kanalile üles ka tutvustuse video kujul, millega siis täpsemalt tegemist on. Aga tänase video juurde tulles kõigepealt natukene lähemalt siis sellest teemast varjatud sõnumid, mida see siis tegelikult tähendab. No minu jaoks tegelikult sõnumid tähendavad seda, et kõiksus kõneleb meiega kogu aeg. Küsimus on lihtsalt selles, kui avatud me oleme, et neid sõnumeid kuulda, märgata, siis tegelikult neid saadetakse meieni väga erinevatel viisidel. Kas läbi laulusõna, kas läbi mõne sõbra öeldud lause, kas või tänaval mingisugusesse situatsiooni sattumisel, ükskõik mis see on see number, on see laul, on see sõna, on see värv, mida rohkem sa hakkad teadlikult kohal olema ja neid märke märkama, siis tegelikult seda rohkem neid märke sulle ka saadetakse. Ma võtsin siia esialgu selgituseks mõned kaardid, sest väga tihti elus on meil lihtsam asju läbi näha, kui me näeme seda pildi kujul, ehk et nagu öeldakse, pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna. Esimene kaart, mille ma välja olen võtnud, kannab nime Nähtamatu. Ehk siis, nagu ka selle video pealkiri, varjatud aspektid. Kui me ei näe, siis me ei saa muuta. Ja kui me ei muuda, siis me kordame ühte ja sama tsüklit. Ehk siis tavaliselt saab meile midagi nähtavaks läbi selle, et me pidevalt midagi kordame, kuni me taipame, et me tahame luua muutust. Meile ei meeldi see olukord, kus me oleme. Ja nagu öeldakse, inimene muudab siis, kui tal on sellest olukorrast juba nii kõrini, et ta enam edasi niimoodi minna ei taha. Järgmiseks kaardiks, kui me oleme avastanud, et meie elus on midagi sellist, mida me oma ellu ei soovi ja mida me soovime muuta, siis me saame hakata ühendust looma külmunud osaga enda sees. Ehk siis me teame, et on miski, mida me tahame, et oleks teistmoodi ja siis me hakkame tunnetama ja minema oma kehasse ja vaatama, mis on see, mille ma olen iseendas alla surunud, millele ma ei ole tahtnud otsa vaadata ja mis on see, mis vajab muutmist selleks, et ma saaksin õide puhkeda, et see külmunud osa saaks üles sulada. Kõige olulisem osa ongi alati luua ühendus oma kehaga. Siinkohal ma isegi näitaksin neid 2 kaarti kõrvuti, sest selle kaardi sõnum on kõige õrnem instrument, milleks on siis meie enda keha. Ja nagu sa näed, see naine siin pildil on suletud silmadega, ehk siis me saame tunnetada sügavamalt siis, kui me paneme silmad kinni, kui me ei püüa mõelda, vaid kui me reaalselt läheme oma kehasse sisse ja tunnetame, mis tunne parasjagu mind minu kehas valdab. Ja siis me saame hakata läbi selle nähtavale tooma, nii nagu siin ka eelmise kaardi peal oli, nähtavale tooma seda külmunud osa, ehk siis piisab tegelikult sellest, kui me märkame, mis on see, mille me oleme endas alla surunud ja juba läbi selle märkamise, teadvustamise ja valguse kätte toomise saab tegelikult see asi hakata muutuma. Aga siiski tuletan meelde,
et muutus sünnib sellest, kui me muudame ka oma käitumist. Et ainult teadmisest kasu ei ole, et kui ma ka raamatust loen mingit tarkust, siis ma võin öelda, et jah, ma olen nüüd teadlik sellest, aga kui minu enda käitumises midagi ei muutu, siis tegelikult ei oma see ka minu elus mitte mingisugust tähtsust. Ehk siis ohjad on alati meie enda käes ja muutus sünnib ikkagi alati sellest, et me ise midagi muudame. Ehk siis potentsiaal on see, mis saab nii-öelda nähtavaks tehtud ja oluline on siis see kõrval olev kaart siin on joondumine, et sa joondud selle uue tarkusega, sellega, millega sa said just ühenduse, see, millega sa just nii-öelda avastasid, et mis sa oled alla surunud ja nüüd hakkad käituma selle uue teadlikkuse põhjal, tegema uusi teistsuguseid valikuid, neid, mis teevad sulle parema enesetunde. Ehk siis me jõuame välja. See on üks lemmikuid kaarte minu kaardipakis, see on kaart number 1, hingekristall. Hingekristalli kaart tähendab seda, et me elame seda kõrgeimat elu, mida me oleme tegelikult siia elama tulnud. Ehk siis meie päevad on rõõmsad, kerged, me teeme tööna seda, mida meile meeldib teha, selle töö tulemus on viljakas ja kuidas ma ütlen, et aeg justkui kaob, kui sa tegeled sellega, mis sulle meeldib, kui sa oled koos nende inimestega, kellega sul on koos hea olla. Mis on veel märksõnad, eks sul on tervis korras, kõik justkui voolab, kõik vahendid on justkui iseenesest kättesaadavad, kõik märgid kinnitavad sulle seda, et see, mida sa teed, on õige. Sest et ma toon siia sisse ka nüüd meie maise elu aspekti, milleks on raha. See ei ole see, et kui sa oled näiteks vaimne inimene või tegeled vaimsete teemadega, et siis justkui raha ei omaks tähtsust, absoluutselt omab, sest me oleme sündinud siia füüsilisse kehasse, mis tähendab seda, et lisaks hingelisele heaolule, lisaks hingelisele säramisele oleme me loodud nautima ka küllust rahalisel ja välisel kujul. Ehk siis raha järgneb alati sisetundele, raha järgneb alati sellele, kui sa teed südamest õiget asja, kui sa kasutad oma talente, kui sa tunned tegelikult selle ära, kui sa tood nähtavale selle, mis on sinu unikaalsus, sinu ainulaadsus ja sa ei peida seda sahtlisse. Sellisel juhul saab kristall särada nii sisemiselt kui väliselt. Ja ma tahan siia juurde öelda ka seda, et kui ma ütlesin siin, et selline hingemissioonis elamine tähendab sellist kerget elu, siis see ei tähenda seda, et meie teele ei satu raskusi. Absoluutselt me ületame oma teel igal hetkel ka erinevaid takistusi, väiksemaid ja suuremaid, aga need takistused ei ole midagi sellist, millest sa üle ega läbi ei saa, vaid see ongi see mõte, et kui sa teed seda õiget asja, siis need takistused tulevad selleks, et sa saaksid tõusta veel kõrgemale ja lihvida nii-öelda seda kristalli, sest te kindlasti olete ka kuulnud, kuidas valmivad teemantid, et teemantid valmivad survel, siis tegelikult täpselt samamoodi valmime meie isiksusena, kui me ületame erinevaid raskusi, me ei anna alla, vaid me läheme edasi, teades enda sees seda, mis on meie jaoks õige. Ehk siis me saame õitseda seest välja. Ja tänase teema lõpetuseks võtsin ma ka mõned kaardid siis praegusest energiast. Ma tahan öelda siia seda, et kuigi ma kasutan oma energiakanaldustes ka tarokaarte, siis ma ei ole traditsiooniline tarolugeja ja minu eesmärk
eesmärk ongi õpetada inimesi lugema märke, saama enda kohta teadlikumaks läbi märkide, läbi sümbolite, läbi märkamise. Ja praegused energiat, mis tahavad siis läbi tulla, on kahesuunaline tee. See tähendab seda, et sinu elus võib olla mingisugune olukord, nagu ma siin alguses ka ütlesin, mingisugune korduv olukord, mis käib ringiratast ja mis ei ole ära lõppenud sellepärast, et sul on valik, kas sa käitud samamoodi, nagu sa käitusid minevikus, või sa valid nüüd tõusta üles sellest trepist siia valguse suunas. Ja kui sa valid selle kõrgema tee, ehk siis sa valid muutunud käitumise, siis saab see vana tsükkel lõppeda ära ja tuua sulle teistsuguse lahenduse. Jällegi, oluline selle kaardi märksõna on küll sensuaalsus, aga oluline kellelegi on luua ühendus oma sisemise naiselikkusega. Võib-olla oma igapäevases argirutiinis on sul vähe aega olnud iseenda eest hoolitsemiseks ja see kaart tuletabki meelde, et eelkõige kõikide muude rollide kõrvalt naisterahvana oleme me naised ehk armastajad arhetüübilt. Et võta endale see aeg ja luba endale midagi sellist, mis lubab sul taastada ühenduse armastajaga enda sees. Ja kui me räägime märkidest, siis punased huuled, pärlid kaelas, sätitud soeng, kõik see on üks osa sellest, mis siis iseloomustab meie jumalikku naiselikkust. Järgmine kaart on täispanus, ehk siis tegelikult võiks taaskord tagasi tulla veel selle esimese kaardi juurde. Et kui sa kordad seda vana tsüklit siin, käid seda vana rada, siis see uus muutunud teadvuse seisund siit trepist üles valgusesse võib nõuda sinult, et sa paned sellesse kogu oma energia. Et sa lähed nii-öelda all in ja ütled, et nüüd mulle sellest vanast aitab. Ma ei soovi enam seda elu elada, ma ei soovi enam seda kogeda. Nagu ma ütlesin, peab saama nii kõrini, et nüüd ma soovin luua muutust, ehk ma panen kõik mängu, kõik jõud mängu ja ma lähen üles selle valguse suunas. Ja kui sa selle oled valinud, siis tea, et läbipääs sellest olukorrast on sinu jaoks olemas. See on just kui labürint, sa oled käinud siin need erinevad võimalused läbi, aga siin taga on olemas see valgus ja sa lähed sellesse valgusesse. Jällegi, kui nüüd rääkida kaartidest, siis hästi palju kaardid tegelikult sinu kodune terapeut elulisuse sümbolkaartide pakis, kus on siis 88 kaarti, hästi palju kaardid täiendavad üksteist. Ehk siis mida rohkem sa nende kaartidega tööd teed ja mida rohkem sa märkad, siis sa hakkad nägema, et siin on valgus ja siin on valgus. Ehk siis alati need kaardid, mida sa ühe lugemise käigus iseendale tõmbad, need hakkavad sulle rääkima lugu sinu enda kohta ja näitama sulle märke sellesama ühe konkreetse olukorra lahenduseks, milleks on siis valgusesse jõudmine. Ja viimasena kaardipaki põhja jäi selline imetore kaart nagu elutarkus. Selle kaardi peal on küll elukogemus, siin kaardipakis on olemas ka elutarkuse kaart, aga elukogemus on tegelikult see, mis meid inimestena väärtuslikuks teeb. Kõik meie kogemused, kõik meie lood, need räägivad sellest, kuidas me oleme kasvanud, mida me oleme ületanud, kust me oleme kõik läbi läinud selleks, et siia valgusesse jõuda. Ja need lood on alati need, mis meid inimestena üksteise suhtes inspireerivad. Et kui me jagame seda, milline on olnud meie elus mingisugune etapp, siis väga tihti need inimesed, kellega me kokku puutume,
need lood hakkavad meid ühendama ja me oleme alati toodud teineteise ellu tegelikult ju põhjusega, ehk siis midagi on meie lugudes alati ühist ja sinu lugu võib olla üks märk, üks sümbol ja üks võimalus, et see teine inimene jõuaks siia valgusesse kergemini. Selline sai siis seekordne video varjatud aspektidest. Ma olen väga tänulik, kui sa selle lõpuni vaatasid ja eriti tänulik olen ma selle eest, kui sa jätad mulle tagasiside, sest mulle meeldib inimestega suhelda, neid videosid on minul tore siin teile teha ja neid märke siin lugeda, aga see, kui sa jagad, kuidas see sind puudutas, mida sina sellest enda jaoks said, siis see on täpselt see, nagu ma siin eelnevalt ütlesin, et me oleme üksteise ellu tulnud selleks, et jagada mingisugust ühist puutepunkti. Aga tänan sind veel kord ja kohtume õige pea järgmises videos ja loen nüüd siia peagi ülesse siis ka sinu kodune terapeut elulisuse sümbolkaarte tutvustava video. Ja kui sul on nende kaartide vastu huvi või kui sul on ka mõni küsimus nende kaartide kohta, siis kirjuta mulle julgelt ja lisaks ütlen ka ära, et kui sina ei ole võib-olla nii palju nende märkide lugemisega kursis või tahaksid saada rohkem selgitust, et kus alustada ja kuidas alustada, siis olen valmis tegema kaartide kasutamise ja sümbolite lugemise kohta ka koolituse. Nii et julgelt anna mulle siis märku ja novembrikuus minu elulisuse sünnikuus on siis tegelikult nii minu kaardid kui ka eksklusiivne kinkepakk, mis sisaldab lisaks kaartidele erinevaid looduslikke puhtaid kingitusi ja on ka pakendatud sellisesse väga ilusasse kinkekarpi. On siis –25%, nii et tee endale kingitus, tee mõnele lähedasele kingitus ja aitame üksteisel jõuda valgusesse. Aitäh sulle!